Tere tulemast True Foresti järjekordsesse podcasti. Tänaseks on siis külaliseks kutsutud siia minu ülikooliaegne kursakaaslane ja sellest ajast saati väga hea sõber. Tere tulemast saatesse Marko Orlov. Tere Siim, aitäh sulle. Ma teed seda alati seda, et ma ei ütle Orlov, ma ütlen Orlov. Jah, väike oma joke, jah. Yeah. Mul on täpselt selline tunne, et kui sõbrad otsustavad, et teeme podcasti ja järgmine päev juba politsei paneb käed raudu. Yeah. Nii et never let the group chat leak. If you know, you know. Ja, see on see väike risk, kui võtad oma nii lähedase sõbra saatesse, et siis nagu sa tead, et ta teab ja siis seal on mingi, mitte, et sa peaks üldse mingisugune, ma ei tea, kes olema üks, aga ikkagi see on nagu siuke mingil määral huvitav setup, et sa tead nii palju teisest inimesest. Jaa, no õnneks me joome ainult nokot, mitte midagi muud, et võib-olla ei lipsa midagi liiga hullu välja. Proovime. Yeah. No selles, nii. Kuidas seda läinud on? Super, et kõik, kes kuulavad pealt, siin kaamerate ees on sama hull olla, kui tegelikult räägitakse, aga proovime hakkama saada. Kuidas sul läks emigreerumine, ehk siis me hakkame täna rääkima sellest, et üldse miks siin saates oled, miks me kutsusin siia, ehk siis peamiselt võib-olla siis puudutakski sinu puhul seda suurenenud huvi üleüldse reisimise vastu, et väike siuke ülevaade kiirelt. Et siis kui, eks saad ise kohe pikemalt rääkida, aga siis kui me kohtusime siis ülikoolis, siis sa polnud veel kordagi isegi välismaale käinud või vähemalt lennanud ei olnud? Ei, kindlasti ei olnud. Ja nüüdseks saad siis olnud vahetusõppiline Portugalis, vabatahtlik Jordaanias ja elanud 2 talve siis Lõuna-Afrikas. Jah, aasta aega siis Lõuna-Afrikas. Ja. Kuidas tekkis või kus tekkis huvi siis reisimise vastu? No kõigepealt ma olen pärit Võrust, mis on nagu siuke, ta on nagu väike mull, kui sa mõtled juba Eesti suhtes on ju, et kui sa kasvad seal üles, sa tead mingi tänava nimesid, sul on mingi oma gängid, nagu see Viljarahvas või mingi luhagäng või mida iganes. Siis võtad juba suurema mulli Eestis. Tartu näiteks, iga kord, kui käisid Tartus mingi, pidi alati McDonaldsis käima või mingi, või mis inimesed seal veel on ju. Ja siis, kui ma lõpuks Tallinnasse kolisin, ülikooli ja seal kohtusime, siis oli nagu veel suurem mull vaata, et nüüd on üldse suurlinna vibes nagu. Ja ma ei tea, mind alati kutsus selles suhtes natuke välismaale. Ma teadsin kindlasti, et Võrus ma ei näe ennast nagu elamas või mingit tulevikku loomas. Kuigi ma näen alati, et Võru on mu kodu nagu. Iga kord, kui ma tulen kuskilt reisilt, seal on mu kodu, lapsepõlve kodu nagu. Turvaline vanematega perega, et see on nagu siuke safe zone selles suhtes. Ja kohati see Portugal tuli ka, see oli nüüd, ma ei tea, mingi 5-6 aastat tagasi juba. Aga see oli siis ülikooli 2. aasta või? Kui ma ei eksi, siis küll, jaa. Et too hetk elus ma olin ühes suhtes, mida ma ise päris ei julgenud ära lõpetada ja siis ma valisin hoopis variandina põgeneda ja ma läksin Portugali. Aga sellega tulid kõik oma õppetunnid kaasa, et sa ei saa kunagi mingite probleemide eest ära põgeneda, need tulevad alati kaasa. Aga sealt kohati algas ka minu enesearengu teekond nagu. Selles suhtes, et need mingid meditatsioonid, journaling, cold showers ja nii-öelda. Et see oli kõik siiamaani, mis on elus juhtunud, ma pean seda kõike vajalikuks nagu. Aga kas siis sa ütleksidki, et see Portugal oli mingisugune siuke suur verstapost sinu elus, mis nagu ma ei tea, lõi siis selle fooni kogu ülejäänud elu kulgemiseks või avas mingid uued uksed nagu sinu mõttemaailmas niisamuti? Kindlasti, et kusjuures huvitaval kombel esimene päev, kui ma Portugalis maandusin, läksin oma uude korterisse. Ma sain oma elu esimese põhimõtteliselt ainukese panic attacki siis. Et ma hakkasin hyperventilatima, mis ma teen, kus ma olen, miks ma siin olen. Mitte midagi ei saanud aru, pisarad voolasid, täiesti lost olin, aga see oligi see esimene raske samm, mis oli vaja teha. Ja sa läksid täitsa üksi või olid mingi... Täitsa üksi läksin ja selles suhtes huvitaval kombel meie koolist läks veel 2 Eesti poissi siis too aeg ja me lõpuks võtsime korteri ja lasime koos 3. Ja sa olid pool aasta või nagu 1 semestri või sa olid... Pool aastat olin ja Portos siis, väga mõnus linn ja nagu sa ka mainisid, et see avas uued uksed. Nägidki teistmoodi elutüüpi üldse, kuidas inimesed seal võtavad rahulikult, keegi ei panda mingi selles suhtes läbu, et ei jooda üle, et inimesed rahulikult joovad seal veini, chillivad kuskil live muusika on ju, et täiesti teine elutempo, väljavaated,
täiesti erinev ja mina ka Võrust ma ju kunagi ei arvanud, et ma isegi näen mingit koske kuskil mägedes, midagi sükest, see tundus olevat märg unenägu ainult, ja neid, vana ma siis olin või noor ma siis olin, 19 või 20 ja siis saada kõik need kogemused, see oli imeline mis ma arvasin, minu jaoks ei ole kunagi võimalik. Jah, sest et ma tõesti mäletan seda hetke, ma ei mäleta, mis mu vabandus oli, aga ma mäletan seda hetke, kui sa kutsusid mind enda sinna külla ja see oli siis see suur viga, mis ma tegin, et tookord ma ei tulnud, me jõuame pärast sinna, kus ma parandasin enda vea, aga lõpuks jah, aga Portugalist võttis tagasi, meil sai ülikool sai läbi, sa läksid tööle ja kuidas või millal tuli see Jordaania vaheseik, miks siuke sihtkoht, mis sa tegid? Räägi sellest. Okei. Jordaania oli huvitaval kombel selline backstory, et kooliaegadest peale mulle väga meeldis ajalugu. Ma sain põhikoolis ühes tunnis 3 5. See on märkimisväärne saavutus, mida ma palun sul kanda endaga elu lõpuni. See on mul kusjuures CV peal ka lisasaavutust all. Väga jah. Aga seal mul oli huvi ka vastu siis peduiinide vastu, siuke mingi rändhõim, kes tripib kuskil kõrbetüünides ringi, joovad seal teed tähistaeval, ma ei tea, hästi siuke müstiline, hästi kutsuv kuidagi. Nagu ainuüksi nemad või mingisugused veel lihtsalt või olidki nagu otseselt peduiinide vastu? Stay with me now. All right. Käisin IMAX kinos vaatamas Dune 2 ja ma nägin seda filmi ja sealt ma sain mingi inspiratsiooni. Mul lihtsalt tekkis mõte peas, ma tahan seda kogeda. Ja ma hakkasin otsima võimalusi, kuidas ma saan sellist kogemust. Hakkasin mingi peduin lifestyle guugeldama Siis seal olid siuksed nagu kurareeritud võimalused, kus sa maksad paar tuhat eurot ja oledki mingi nädal aega saad mingi kogemuse Võib-olla vahepeal ütle korraks ära, kes või mis on peduiinid üldse? Ongi islami usku hästi traditsioonilised karjatajad tegelevad turismiga, tänapäeval tegelevad turismiga too aeg, nad olid siuksed kauplejad ja nagu ma ütlesin, karjatajad, et kõrbe inimesed. Ja nad vist ongi siis, ma ei teagi tegelikult, et kas nad on pesitsevad nagu kindlasti nagu just Jordaanias või nad ongi kõrbes nagu ka mujal? See on hea küsimus, ma nii hästi ei oskagi vastata, ma lihtsalt leidsin, et mingi hõim või osa neid asus seal Jordaanias ühes kõrbes. Ja need kurareeritud kogemused esiteks ma mõtlesin, et see on veits nagu liiga turistikas ja teiseks rahakulu oli ka omajagu selles suhtes ja kuidagi ma leidsin internetist sellise platvormi nimega Workaway, kui ma ei eksi, kus ongi siis sa saad minna vabatahtlikuks kuskilt joogalaagrites Panamas kuni ökohotellidens Tartuni välja et see on tõesti ülemaailmne platvorm. Ma üliõneg, et Tartut ei valinud, sest ma tean, et seal oli ka mingi kiusatus ilmselt. Peaaegu oleks läinud Tartusse ka, mingi müstiline koht pole veel käinud sellest. Aga maksin seal oma selle aastase tasu ära, 50 eurot vist oli, ja siis hakkasidki tulema mingid peduin valikud sealt. Leidsin mingi, millel oli paar reitingut, paar review'i, hakkasin kirjutama, alguses see mees, kellega ma rääkisin, Salman, shout out to Salman, kui ta vaatab muidugi. Ja ta ei olnud väga ise aktiivne, nagu ma pidin ikka ise üle päeviti suht kirjutama, et mis seis on, kas ma saan tulla, ja lõpuks ta ütleski, et jaa, tule muidugi. Ja siis ma ostsingi piletid Jordaaniasse selles suhtes ja tegingi lõpuks sellise tripi, et 10 päeva olin nendega seal kõrbes. Wadi Rum kõrbes, kui kedagi huvitab, võivad üle vaadata Saudi Araabia piiri ääres kohe. Ja ülejäänud nädal aega, 7-8 päeva ma siis rändasin, solotrippisin üle terve riigi põhimõtteliselt lõunast kuni põhjani läbi. Et hästi siuke spontaanne, hästi hetkes tehtud otsus, sest tihtipeale mul on elus olnud mingi, et miks ma üldse teen mingeid asju, et nagu, kas ma võrdlen ennast teistega või kelle jaoks ma neid teen üldse. Ja siis nüüd, kui ma olen natuke vanemaks saanud, siis ma olen aru ka saanud, et ma teen neid iseenda jaoks. See on ainu õige. Ja täpselt. Ja läksingi. Aga mis sulle sealt pakuti omalt poolt ja mis tööd sa tegid?
ma olin siis karjataja. Karjataja? Jah. Ja see oli siis selline turistilaager, et kõigepealt see linn, kus me maandusime, mis mul praegu kusjuures meelde ei tule, sealt oli siis tund aega sõitu sellisesse ala nagu rahvusparki, kus neil on oma mingi küla, kus elab paar tuhat seda peduiini ja siis sealt veel umbes tund aega sõita kuhugi kõrbesse. Aga see transportur konnid sul juba nende poolt ära või? Takso pidin ise leidma, no kultuurishukk oli ka suur selles suhtes. Ma jõudsin kohale, kõik majad on selles beež värvis, vaata, beež mingi tellised. Ma mõtlesin, ma olen kuskil Süüria kodusõjas, noh, see mul oli küll alguses normaalne kultuurishokk, ja ma ei teadnud, kas seal isegi inglise keelt räägitakse või mitte midagi selles suhtes, aga saime hakkama, et seal oli väga palju ka abivalmis inimesi. Et kes, ma ei tea, oota, ma aitan sind sellega, ma lähen ostan kohvi sulle, jada, et kui mul oli vaja mingi asjaga seal abi saada. Ja meil käisidki seal laagris, kuna ma läksin tegelikult natuke rumalal ajal, mis oli low season, mai lõpus, mis see tähendab ju, et seal on, noh, maks kuumus. No. Aga kas sa said nende poolt nagu ööbimise ja söögi? Jaa, oli ööbimine ja oli söök ning ööbimisega oli see, et mul ei olnud ärastuskella vaja, et alati kui päike tõusis, mul oli seal, ma ei tea, 50 kraadi hommikul juba, siis ma tulingi ka hommik nagu aeg üles ärgatanud selles suhtes. Ja karjatasid lambaid või kitsi? Mul oli ma arvan mingi 40 kitse ja 10 lammast. Oligi mõlemad, okei. Ja nüüd peale seda kogemust ma saan ka aru, miks inimesi kutsutakse lammasteks. Lambad on nii lollid, no need ei saa midagi aru. On jah? Jah, need lihtsalt, ma ei tea, see oli väga huvitav. Aga kas mingid muid protsessi tegid ka nendega, ma ei tea, ajasid villa või mingi, ma ei tea, toitsid neid? Jaa, toitsin. Õhtuti oli toitmine ka seal heina ja mingit vilja andsime neile, et kõik väga ägedad kogemused. Vahepeal pidin beebi kitsi taga ajama, sest need jooksid minema ja noh, seal oli väga palju kogemusi ja jutte selles suhtes. Väga lahe. Ja kogu selle usu teemaga seal said ka ilusti hakkama või oli mingisuguseid? Sain hästi hakkama. Kohati mul oli siuke tunne ka, et ma tundsin, mul on vaja enda mõistust kultuurselt avada nagu. Noh, et see meedia, mis on, mida ma olen nagu ise sotsiaalmeedias näinud või tarbinud, et see pigem noh, neid islami usku inimesi on siuke nagu veits maha tegev või noh, kogu selle migrantkriisiga, mis Euroopas on olnud. Siis ma tundsin ka, et mul on vaja nagu sellest korraks välja astuda ja nagu näha, mis see päriselt on. Ja tõesti, naised ongi seal pigem siuksed, no mehed on kindlasti esimese klassi kodanikud ja naisterahvad ongi klass 1,5 või klass 2 nagu selles suhtes ja seal laagris ringi käes ka Salman ütles, et see on, noh, need on meie abikaasad, et ära nagu nendega rääkima mine ja noh, et kui nad sulle ise tere ütlevad, võid nagu tere vastu öelda, aga noh, siis ma vahepeal käisingi niimoodi nagu silmad maas ringi, et ma ühegi selle naisterahvaga seal ei vahetanud sõnagi. Muidu oleks potentsiaalselt tekkinud mingi komplikatsioon. Jah, näiteks ju nende usus võib olla kuni 4 naist ühel mehel. Aga siis ongi see huvitav, et seal peab olema võrdne kõigi vahel. Ütleme, et sa ostad ühele iPhone'i, ülejäänud 3 saavad ka iPhone'id. Okay. Ja selle laagri omaniku isal, tal oli 3 naist ja 13 last. Okay. Kõige noorem oli 2 ja kõige vanem oli 33. Ja valda ise oli? Mingi 40-ndates, 50-ndates. Jõhker elu ikka. No, korralik. Ma ei saa ühegagi hakkama, kus... et kui ta oli vanim lapsega 33, ise on 40-ndates, siis... No ma ei tea, kui vana ta oli, no see päike konstantne, ma ei küsinud ka, kui selles suhtes. Ei, väga veider nagu üldse nagu need elukombed ja asjad, kuidas nad elavad ja mis nad teevad, et sest sellegi rikastab ju meeletult su silmaringi, et... Ei, kindlasti nagu. Ja seal oli ka, kuna see oli turistilaager, seal ma tutvusin väga huvitavate inimestega, et ma olengi nagu pigem üles kasvades siuke introvertne inimene olnud, tagasihoidlik, vahepeal isegi social anxiety olnud. Ja siis lihtsalt ma sundisin ennast uute inimestega, kui nad tulid, noh, kui oli mingi dinner service või midagi, katta lauaga, teed ka juttu samal ajal. Tutvusin näiteks mingi tech CEO New Yorgist.
ja ta oli oma nii-öelda selles eat, love, pray eras, sest tal just lõppes mingi suhe on ju ja siis ta oligi ennast avastamas ja maailma avastamas ja meil olid päris siuksed huvitavad sügavad vestlused nagu suhete teemal või mis on üldse meheks olemine ja nii edasi ja tutvusin ka huvitavate inimestega Šveitsist või Portugalist ja kusjuures seal üks Portugali tüüp ka rääkis, et et me just tulime sealt pealinnast, et seal on jõhkrad Tinder mingi skeemid, et ta läks mingil Tinder date'ile, mingi tüdruk kutsus, et ma lähen šišat ja õllet jooma, et tule ka vaata, viib ta mingi baari ja siis tuleb välja pärast, et üks kokteil oli näiteks 50 €. Okay. Ja arve oli 4 sotti siis. Ja lõpuks kuidagi suutis 150 peale kaubelda. Ja siis ta räägib, et ma olen muidu suhtes ka, vaata. Mis ma olen mingi suhtes? Mis asja? Ja siis ta ütles, et sa ei ole kuulnud, et see 500 kilomeetri reegel on. Mis see 500 kilomeetri reegel on? No, et kui te olete üksteisest kaugemal kui 500 kilomeetrit, siis see ei loe, vaata. Are you sure, bro? Millest me räägime siin selles suhtes? Ja siis kas sa oled seda sama reeglit üritanud ka mul on 5 kilomeetri reegel. Okei, ma teen välja. Aga kusjuures ma läksin ka siis sinna pealinna ja ma tegin ka nagu Tinderi endale ja tulidki inimesed nagu naised, ma lähen üksi šišat tegema, tule ka vaata. Ja siis ma ütlesin, et see on šaitan, sul on saatan sees, see ei ole hea moslem, vaata. Siis nad kohe unmatchisid kõik, et see oligi täielik skeem ja näiteks isegi üks taksojuht, kes viis mind kuhugi üks õhtu välja, ütles, lähme sinna Blue Rose, mingi cheap drinks, cheap women, mingi siukest juttu ajab mulle. Siis ma juba samal ajal vaatan, reitinguid Google'is mingi 0,3 ja kõik on turistid, mis ütlevad scam nagu. Ja see oli üks esimesi kordi, kus ma vist taksojuhile panen nagu 1 tärn. Lihtsalt see, et sa tahad mind nagu... Ja juba skämmida. See mul üldse ei meeldi. Aga väga selles suhtes, juba see on siuke jutt aine, millest võiks nagu üksik asjakult mingitest hetkedest rääkida päev otsa. Kindlasti. Aga meil on üks ühine nimetaja, mille eellugu ma tahaksin rohkem sinult veel uurida. Räägime. Siis, kuidas sa jõudsid omadega siis Lõuna-Afrikasse? Miks just sinna? Siis me peame ajas rändama tagasi 2 aastat juba nüüdseks. Ja ma läksin vist oktoobris, aga mul oli aasta alguses lõppenud üks pikaajaline suhe. See sama või siis mingi järgmine? Sellest räägime osa 2. Aga terve aeg oled aasta iseendaga tegelenud, aga siis sai suvi läbi ja suve jooksul ma tundsin kuidagi, mingid samad kogemused on, samad inimesed on, nagu midagi ei ole muutunud. Ja võib-olla ma ise ei panustanud ka piisavalt, aga mul oligi tunne, et ma pean välja saama. Nagu Eestis just sellest? Ja, et ma pean kuidagi eemale saama. Ma ei tea, kas just põgenema, aga ma pean midagi muutma. Põgenemine sa juba teadsid, ei tööta? Ei tööta. Võib-olla ma loodsin, et äkki nüüd töötab. When I'm older and wiser. Et kui esimene kord kukud läbi, siis jätka proovimist. 3 korda samast sendist ja siis... Ja ma tundsin, ma pean lihtsalt minema saama. Ja huvitaval kombel mul oli just too aasta tööl korralik kriis. Tarneahela kõik mingid 10 miljonid olid liinil, väga palju väljakutseid selles suhtes, aga kuna see oli väga hea viis, kuidas enda siukest energiat ära matta kuhugi, siis ma tegin, ma arvan, 4-5 kuud järjest siukseid 200-tunniseid kuid. Et ma kuidagi jäin inimestele silma aga ma ise nautisin seda täiesti. Sest mul oligi hommikul ärkad, töö, trenn, koju magama põhimõtteliselt. Ja see on siuke ka hea viis, kuidas oma mõtteid mitte nagu ära kaduda nendesse selles suhtes. Ja siis ma teadsin, ma pean kuhugi minema. Ma hakkasin mõtlema kuhugi, ma ei tea, Horvaatia, mida iganes nagu. Aga ma ausalt, ma ei teadnud, kuhu minna. Ja siis mul üks hea sõber, tema oli suht sarnases olukorras, ka oli suhe lõppenud ja tundis, et ta ei taha ka Eestis olla. Kas paned tähele, väga paljud sinu reisid tirlevad ümber mingisuguste suhtevormide? Täna ei ole see päev, kus ma sellele otsa hakkan vaatama. See on lihtsalt võib-olla siuke väike side note, kus siuke
ma olen võib-olla . seda varem täheldanud lihtsalt nii . ma olen kindlasti rääkinud . ei , ma olen sellest väga teadlik . okei . All right . ja , aga noh , seega kohati sidus meid . see , noh , sa tead ka vaata , et meil on ka mingid ühised kogemused nagu lähemale toonud . ja kuna tema on siuke rohkem rahvusvaheline inimene , tal oli palju connection eid ja kuidagi tema käis mõtte välja Lõuna-Aafrika . ja alguses me istusime seal Kadrioru pargis , ma kuulsin seda mõtet , ma olin nagu fuck yeah , teeme ära , vaata . Aafrika muidugi , ma ei ole kunagi ise ka Aafrika mandril käinud , vaata , lähme muidugi , miks me ei lähe . siis ma lähen koju , olen üksi , siis mõtlen , mis fucking Aafrika , ma ei lähe elus Aafrikasse . teeme mingi Itaalia otsa pigem . teeme mingi Sitsiilia , kerge Sitsiilia on ju . ja aga tema hakkas seda asja vedama . ta juba ütles , kuule , ma juba tegelen viisadega , ma juba võtsin lennupiletid ära . siis mul oli ka , okei , ta päriselt veabki seda asja nagu . aga nüüd minul oli teine väljakutse tööl . meil tolleaegne see CEO oli siuke vanem meesterahvas Prantsusmaalt , usklik , hästi siukeste traditsiooniliste väärtustega , et ta tahtiski , et inimesed töötaks kontoris , oleks siuke nagu pere või kommuun seal on ju , et isegi kui tahtsid ühe päeva kodukontorit teha , pidid luba küsima selles suhtes . ja noh , mina tahtsin minna palvega , andke mulle pool aastat , vaata . ja siis ma mõtlesingi , et ma ei hakka telefoni mängima , et ma lähen , et mingi vaheülemus , veel suurem ülemus ja lõpuks temani . ja ma läksingi otse tema juurde , ütlesin , et sooviks rääkida , on ju . ja istusime maha ja ma arvan , me rääkisime 1,5 tundi nagu . jah , me rääkisime filosoofiast , millest iganes nagu . ja siis ta lõpus ütles , et okei , see ei ole minu otsus , see tuleb nagu selle tiimijuhi otsus . aga aitäh sulle selle vestluse eest , et ma ei teadnudki , et selliseid vestlusi saab tööl pidada nagu . ja see oli juba mulle mingi hea märg , et okei , nagu ma juba sain kuidagi jala ukse vahel . ja siis ma rääkisingi selle tema all oleva inimesega ja ma kohati nagu plahvisin ka . ma ütlesin , et ma lähen nagu koos teiega või ilma teieta . selles suhtes , selle töömõistest nagu . aga mul ei olnud mitte mingisugust nagu tagavarianti tegelikult . ja siin tuligi nüüd kasuks see , et ma need 4-5 kuud seal töötasin nii palju ületunde nagu . et siis mul oligi mingi asi , millega kaubelda ka natuke . jah , et juba mingi sa olid väärtust loonud juba . ja täpselt . ja siis öeldigi mulle , et super , võid minna 3 kuuks , vaata . oi , ma olin , aitäh . oma peas ma juba teadsin , ma lähen 3 kuuks , vaata , et 3 kuu pärast vaatame edasi nagu . ja siis lubatigi mind minna ja kusjuures siiamaani ma ei tea , et meie ettevõttes ükski inimene oleks sellist võimalust otsinud või lubatud nagu . ja meil on nagu päris palju töötajaid selles suhtes , et siis kohati oli ka mingi siuke , ma ei tea , et erikohtlemine ja ma ei tahtnud kuidagi väga silma käeda , et väga low-key , et ma ei lähe kekutama kuhugi . saadab pilti seal . ja vaata , kuhu ma lähen nagu , saadad e-maili kõigile . kuule , kirjutan rannast teile siin , päris mõnus . sellest , et paned nagu lõppu , et tervist või siis mingit kõike paremat ja vaat see palmi emoji , vaata . loodan , et teil on ülimõnus päev , mul küll on . muudad enda selle töökeskkonna selle pildi ära , profiilipildi ära , hola , mingi pinakolaadaga . ja see ongi see background story , kuidas siis nagu kõik langes kokku , et see , mis mulle ongi kinnitanud , et elus on kõik kuidagi seotud , ses suhtes , et see suhte lõppemine , see endast töösse matmine ja boom , ja nagu kõik , nagu kui seda ei oleks juhtunud , need asjad ei oleks ka juhtunud mu elus . okei , siis sa läksid sinna , te olite esimesed pool aastat siis talve ära , et läksitegi vist mingi oktoober , november ? Oktoober . ja tagasi tulid aprillis . Siis miks sa otsustasid sinna tagasi minna, sest me teame, et sa olid seal, sa tulid tagasi, sa olid ühe talve Eestis ja siis kas oligi sellepärast, et Eesti talv oli ikkagi liiga depressiivne ja otsustasid, et 2 aastat järjest sa talve üle ei ela või miks sa läksid uuesti tagasi? Siim, sa oled tark mees. Kohe näha, miks sa podcasti teed. Sul juba oli õigus selles suhtes. Et muidugi põhjus oli selles, et esimene kord, kui ma käisin, jättis lihtsalt nii hea mulje. Ja siis ma tulin tagasi, otsustasin, ma jään Eestisse talveks ja see talv oli tõesti raske nagu. Ma olin tolleks hetkeks 25 talve järjest Eestis olnud, ma mõtlesin, et no mis see üks veel ikka siiamaani olen ellu jäänud, see, et kõigil on mingi vitamiin D vaegus
inimesed ei suhtle, kõik on mingi koopa moodis nagu raske kedagi kätte saada, mingeid plaane teha, tahad looduses käia, kõik on lumega kaetud nagu, et noh, väga keeruline ja noh, nagu ma ütlesin, et minevikus mul on probleeme olnud sellega, et lihtsalt uute inimestega tutvuda nagu täiesti võõraste inimestega nagu. Aga Lõuna-Afrikas on see, et inimesed on seal väga-väga sõbralikud. Et nad on nii hästi oskavad teha small talk'i. Ja lihtsalt nüüd saan nagu toetada siis Markose lugu, et see small talk ei ole nii nagu USA-s. Ma olen nagu paar kord USA-s ka käinud. Ma ei ole USA-s käinud, noh, sina tead paremini, sest sul on mõlema kogemused. Et USA-s on nagu, see on täpselt see, et kui sa Eestis kas või kohtud mingi usakaga, siis ta, ja peale tšau järgmise asja, ta küsib küll, kuidas sul läheb. Ta juba ei huvita vastast, ta juba kõnnib minema vaata. Et selles suhtes, ma ei saa aru, miks nad seda teevad. Või siis isegi küsivad, siis nad vaatavad teinekord mingi tühja pilguga sulle nagu silmadest, nad vaatavad siis nagu läbi, et siis mõtled ka, et ma ei viitsi nagu niisama mingi meaningless lihtsalt nagu juttu ajad nagu. Et see vist ei ole mingi väga eestlaslik fink ka, aga nagu seal USA-s nad teevad seda ja nagu sa ei viitsi neile või ei tahagi nendele vastata niimoodi. Võib-olla esimese 3-4-5 kord saad mingi, et nii lahe teistsugune vibe, keegi uurib vaata, kes saad aru, et neid tegelikult juba see lausel, nad ei jõua lausega lõpuni, kui neid huvita enam. Aga seal Lõuna-Afrika Vabariigis see on küll teistmoodi. Et mul tuleb meelde kas või see, kui me läksime apteeki ostma mingisuguseid ravimeid või plaastreid või midagi ja siis need kliendid endad, et ma läksin ühte kassast, sa teise ja mõlemad hakkasid nagu meiega rääkima, et kust me pärit oleme, mis me nüüd teeme ja nagu küll tundub täiesti tavaline, aga sa näed nagu seda siirust seal taga, nagu, et teda reaalselt huvitab vaata. Ja neil on naeratus näol samal ajal, kui räägivad. Ja, seda küll jah, et nad on tõesti nagu mega positiivsed ka ikkagi. Et see on tõsi, et ja seda small talk'i sellisel kujul oli igal pool, alates sellest mingi tanklas, sellest vennast, kes tangib su autot ja apteegi töötajana, täies suvalise inimesega tänava peal, restoranis, et see on täitsa tõsi, et see positiivse üleküllus ja just see nagu see väike fling või see väike hetk nagu sinu ja selle suvalise inimese vahel nagu, et need teinekord annavad nagu tegelikult siukse tähenduse seal. Ja seda võib-olla võibki kutsuda selleks African spirit, vaata. Et see oli ju nii valgenahaliselt kuni mustanahaliselt inimesed. Et see ei olnud ainult, et näiteks mustanahalised olid nii elavad, vaata. Et seal on ju kõik koos. Ma arvan, see päike teeb imesid nagu selles suhtes. Ja esimene kord jättiski nii hea mulje, et kuna nad räägivad seda small talk'i nii hästi, siis kohati eestlasena on lihtsam sisse elada ka. Et nad ise kohati veavad seda vestlust. Näiteks ma käisin siin ühes MyFitis 2 aastat järjest vist äkki Virus. 2 meest tuttavat nagu sealt sain, kellele viskad käppa ja räägid, on ju. Seal mul oli tunne, et iga kord, kui ma trennis käisin, ma tegin mingi uue tutvuse või alati oli mingi 4 tuttavat sees juba, kelle viskad käppa, räägid, kuidas läheb, kuidas päev on läinud, et see energia on nii palju kuidagi kõrgemal või teistsugusem nagu. Ma näen seda, ma ise töötan siis enamus ajast Balti jaama MyFitnessis ja ma näen seal ka seda sama asja, et need välismaalased omavahel sõbrunevad nii palju kiiremini, et teinekord on et see on mingi, satub ainult 3-4 omavahel tuttavad välismaalast ja nad nagu hoomavad kogu selle ruumi sellest nagu oma häälega, oma nad saavad kokku, nad hakkavad kohe rääkima, vaatan see nagu energia kasvab ja nad söödavad seda üksteisele. Et seda lihtsasti nagu eestlaste jaos väga ei näe, aga nad iseenesest nagu teevad oma tööd hästi, need välismaalased vähemalt, et nad jagavad seda eestlastega ka. Et nad nagu omavahel lähevad eriti käima, vaata, aga nad tulevad ütlevad eestlastele ka nagu tšau. Olgugi, et nad ütlevad siis võib-olla nagu tagasihoidlikumalt, sest eestlased ise ei carry seda nagu. Ja, aga eestlased peavad selle jaoks ka vastuvõtlikud olema. Kui ei ole aga nad ei jäta teist võimaluski, vaata, nemad on nad otsivad seda, nagu nad tulevadki sinna, kui sa isegi, sul on sitt pääs, on pilk maas, ta tuleb, otsib sööst, leiab see võimaluse, vaata, ja paab oma käes sulle surub veel pihku, ütleb nagu. Loodan, et sulle hästi, Jälle üks hea näide. Näiteks mu hea sõber Keviniga sa ka kohtasid, temaga tutvusin saunas näiteks. Täiesti mingi random conversation starter ja sealt tuligi väga hea, sügav, meaningful sõprussuhe välja. Jälle hea näide, ükskord lähen sauna, istun maha, need räägivad seal mingi ülisügavaid teemasid, võõrad inimesed. Mis sul elus kõige tähtsam on? Ma istun maha, tüüp vaatab mulle otsa, räägi, mis sinu elus kõige tähtsam on? Mingi siuke küsimus out of nowhere, ma just tulin sauna, siis mõtlesin, ma natuke mõtlen, siis vastan sulle. Aga see on lihtsalt väike indikaator, et mis vibe seal on selles suhtes ja hästi paljude ägedate inimestega tutvusin esimene kord ja nüüd, kuna sa oled ka ise seal käinud,
loodus on nii lähedal. Noh, näiteks minu korteris ma elasin promenaadil on ju 15 minutit autoga, sa oled juba kuskil mägiteedel, vaata, saad matkama hakata. Sealt 5 minutit tagasi sa oled juba rannas. 5 minutit tagasi linnas, pargis kuskil, et nagu kõik on nii kättesaadav. Ja ei ole asjata, et Cape Towni valiti aasta parimaks linnaks. Oli vist see aasta, selle aasta parimaks. See, jah. Aga oli küll, jah. Jah. Et see on maagiline koht. Elukvaliteedi suhe täiesti nõus ülipaigast seal. Ja ilmselt see oli ka see suuresti see suur põhjus, miks sa otsustasid vähemalt korra seda elu veel nautida seal ja minna tagasi. Ja võimalus oli, nagu ma ütlesin, et see... Kuidas sa töölt uue võimalus said? Seekord oli nii lihtne nagu, sest öeldi seal, mõtlesin, et ma sooviks võib-olla ära minna ja siis öeldi, et eelmine kord oli laabus nii hästi, et mine muidugi, kauaks minna tahad? Mine nagu, millal tagasi tuled? Väga hea, tule. Seekord ütlesid kohe pool aastat. Ja, et ei olnud selles suhtes probleeme, et aga kuna esimene kord oli juba nii positiivne kogemus, siis teine kord läks veel sujuvamalt. Aga kuidas sa endale lubada said, et näiteks kui keegi vaatab praegu, tunneb ennast inspireerituna, tahaks ka sarnast asja teha, et kuidas sa endale lubada said, et kuidas sealne elukallidus näiteks veel nägi? Nii, Lõuna-Aafrikas on see, kuna me ütlesime, ta just valiti aasta parimaks linnaks, siis ta on hästi suure tähelepanu all, nagu maailma mõistes ja sinna koondub järjest rohkem neid noomäede, ma ei tea, influkaid, DJ-sid, modelle, nagu kõike voolab järjest rohkem sisse. Et kui sa mäletad, siis seal linnas toimub nagu elu ainult põhimõtteliselt kindlatel aladel, on ju? Et see linn ise on ju 6 miljonit inimest elab seal, aga see, kus põhielu toimub, on nagu seal kesklinn ja vaata seal ookeani ääres, on ju? Ja need ülejäänud kaugemal need elamurejoonid, seal väga ei toimu midagi. Et see on ajanud... Ja see on see koht, kus tegelikult on vist see kuritegevus suurem ka. Muidugi. Et et see ongi, et tegelikult turistina sa ei satu sinna, et minult küsite ja räägite algas ka hästi palju seda nagu see, kõik me teame siin Euroopas, just seal mingi Lõuna-Aafrika Vabariigi kuritegevus on meeletult suur, aga ongi meil hoom ära, et see kuritegevus on võib-olla siukse, ütleme niimoodi, et see on kõik, see linn on nii suur, et ütleme, et kui me oleme Tallinnas, siis see kuritegevus on Keilas või veel kaugemalgi, vaata. Et ja sa sellest suhtes kind of näed seda, et see ongi mägised alad nii edasi, nagu enam-vähem tead, kus see piirkond see on, aga sul tegelikult ei ole asja sinna. Et kui sa oled nagu, et mulle tundubki, et see elukallidus ja need sisserännanud inimesed on loonud siukse olukorra, kus tegelikult sinna Cape Towni, sinna tsentrisse nagu tegelikult väga, et seal ma pakuks, et jääb kuritegevust tõest vähemaks, sest et nendel sellistel inimestel kahjuks või õnneks ei ole ruumi enam elada seal nagu. Et nagu, et see elukallidus või see elu natuke paremale järele minek on nagu surunud küll kahjuks ka seetõttu kohalikke kaugemale sealt, aga lihtsalt, et seetõttu ilmselt ta on ka otseses seoses ka selle kuritegevuse langemisega vähemalt selles tsentris. On, jaa, aga kui me räägime lihtsalt kesklinnast, siis kesklinn on ikka veidike tuksis selles suhtes, et seal ma ei mäleta, kui mäletad seal palmi all üks vend, kui me sõitsime taksoga, hõõrus, pühkis ennast seal midagi, tuleb meelde? Pingviine vaatama või? Ei, kui me sõitsime kuidagi kesklinnast, mingi palmi all pühkis perset keset tänavat või midagi. Ei mäleta seda praegu siin. Okei, no igastahes too ala veel nagu kesklinnast on natuke tuksis. Aga jah, nagu sa ütlesid, et see on elu teinud kallimaks. Kas sa ise muidu tundsid ohtu seal? Null. Kas sa midagi märkasid, või oli sul üldse mingi e-laimdus või, et inimesed, seal on veel mudahütid ja ma ei tea. Ei, mitte seda. Seda ei olnud, aga kindlasti ma ei oleks olnud, et see nii välja arenenud on. Et asjad nagu toimivad. Et seal pole ühistransport niimoodi, aga taksod, easy. Odavad. Odav, head, taskukohased ja nagu väga hästi toimib, on ja. Mulle meeldis seal, selles suhtes, otseselt sellele vastates, siis ei, ma ei tundnud kordagi ohtu. Me isegi õhtuti, kus iganes me olime 0. Eks mul oligi nagu see turvavõrgustik oli suht hea, et ma ei tundnud kordagi ennast üksi, vaata, ma usaldasin sind või sinu sõpru seal nagu. Et selles suhtes tegid küll mulle väga mugavaks seal olemas, et ma ohtu küll kordagi tunda. Ja ei näinud ka nagu pealt midagi. Jah, sama, et mul näiteks käisin ühel festivalil, seal varastati mingid asjad ära, et see oli nagu nõme kogemus, aga see oli ka siuke koolirahad võib öelda. Et korraks viskasin pikali, puhkasin silma ja asjad olid läinud. Aga jah, elukalliduse koha pealt väljas söömine, joomine kindlasti palju odavam. Näiteks ma mäletan seal põhipromenaadil, vaata, kus me käisime kohvi joomas, doppelshot espresso jääkohvi oli mingi 1,60 kõigest nagu. Ja nüüd, kuna see kurss on läinud meie jaoks palju paremaks ka, siis sa saad oma euro eest palju rohkem selles suhtes. Ma vaatan, kui olin väljas, võtsin 2 õlut sulle endale
€6. Vesi ka veel. Jah. 2 õlut ja vesi oli €6 No, väljas. mõistlik. Nagu, ja poole olid see õlled, on ju. toome selle ka Eestisse tagasi, Palun. Võiks. Jah. Ja et need on kõik palju odavamad, transport palju odavam, aga nüüd ongi see, et seal on nii suur nõudlus, siis need üürihinnad kasvavad meeletult nagu, et seal ongi tootlus aastas 10-20% lähevad mingi need põhialade kohad kallimaks, et tihtipeale sa ei näe inimesi üksi elamas. Aga mis sa ütleks, mis on see summa eestlasele, kes keegi jällegi ütleme, et on inspireeritud meie loost või sinu loost siin praegu, eks ju, tahaks ka minna kuhugi, kas või näiteks Lõuna-Aafrika Vabariigi Cape Towni, mis on muideks väga hea mõte, siis mis võiks olla see summa, mida sa kuus teenid, millega sa ütleks, et elab seal nagu ära ja nagu niimoodi, noh, et me nüüd ei mõtle, et ma ei tea, kui hästi, eks ju, aga lihtsalt elab normaalselt ära, et saab hakkama. Kas me räägime, et ta elaks näiteks koos või üksi? No võta siis perspektiivist üksi näiteks. Üksi. Ühetoaline, kahetoaline? Ühetoaline. Ühetoaline, okei, ühetoalise sealkandis üür, ma pakun 800-1000 nagu. Ja alles 1000 tulevad kahetoalised hakkavad vaikselt tulema. Ja need on ka tihtipeale juba võetud ja läinud. Okay. Et väga paljud minu tuttavad isegi, kes elavad linnas, mõni veel elab isegi vanematega veel. Et paljud ikkagi üürivad mingid suuremad korterid 2-3 peale nagu. Ja. Aga ütleksid, et ma ei tea, tonn 800 kätte teenida, seal elada easy? Kui sa mõtled 8 sotti rendile? Sa saad sellega hakkama, kui sa võtad mingi... Koha peal on ikkagi odav. Jaa, koha peal on odav, kindlasti, et kui sa võtad 2 peale, et sa saad hakkama nagu. Kindlasti ma ei läheks nagu 0 euroga sinna, et mingid säästud ikka, sest sa ju peadki lennupiletid ja mis sul kõik veel koha peal vaja osta korterisse, kodukeemia, ma ei tea, mis asja, voodipesusi, tahad trenni minna. Ja. Aga ei, selles suhtes küll, et ikkagi võrdlemisi hea koht, et kui sa mõtled niimoodi perspektiivi paaks, et kui me oleme nüüd, ütleme see mingi tonn 800-ga nõus, eks ju, siis ma, Euroopas, ilmselt, ma nüüd ei ole Rumeenias veel käinud, eks ju, aga ilmselt mingis Rumeenias asjast saaks hakkama, eks ju, aga tonn 800 kuus teenda ma ei läheks Hispaaniasse elama. Kuule, sa isegi taha Eestis sellega enam elama. Ei, absoluutselt. Ma ei tea, mis me Hispaaniast räägime. No, et sellesse konteksti panna lihtsalt võib-olla, mis ma tahan öelda, on see, et see Cape Town ei ole endiselt, et see üürihind on kallis, aga ta ei ole halb variant, on nagu, üürihind on, kui sa üksi elad, pigem kallis, jah. Et selle koha pealt võib isegi olla tegelikult, ta on mega hea variant, see on mõnus olla nagu. Seal toimub palju, see on ilus ilm, see on ilus loodus, nagu sa ütlesid, eks ju, see matkamised asjad. Eks me kohe varsti räägime oma reisist ka natuke rohkem, aga ta on tegelikult väga, et ma saan üli hästi aru, miks sa läksid sinna, ma saan üli hästi aru, miks sa teist kord läksid. Ja ma olen ka kindel, et see ei jäänud selles suhtes su viimaseks korraks, et võib-olla sa ei lähe nii kauaks elama, aga reisima külastama ikka. Kas või sõpradele küll on ju. Absoluutselt. Ja kui sa mõtled, Eesti jaoks on ju traditsiooniline pigem minna Aasiasse. Tai, Bali ja huvitaval kool. Ma olen käinud näiteks Lõuna-Ameerikas ja Aafrikas, aga mina ei ole Aasiasse jõudnud. No ma ka põhimõtteliselt ei ole. Jah, aga ma olen kuulnud ka Aasias on väga raske kohanduda, kohaneda selles suhtes, et seal ei ole nagu see ingliskeelni teemas ja kultuur on nii erinev. Aga kui sa võtad Cape Towni, ta oli ju, Lõuna-Aafrika üldse oli Inglismaa endine koloonia. Et Cape Town minu arust on nagu mingi täielik, mingi Inglismaa suurlinna vibe, lihtsalt kliima on teine nagu. Selles suhtes hästi euroopalik vundament on ja hästi lihtne on sisse elada ja kõik räägivad ingliskeelt. Nagu sa saad sellega igal pool hakkama. Ja, mis olid võib-olla suuremaid äpardsed endal, mis juhtusid, kui sa sisse kolisid sinna? Just nüüd võtame selle teise korra fookusesse. Kui sul oli juba mingi know-how olemas, kuidas seda toimetada, eks ju, et aga mis võib-olla teisel korral siis, või kui oli tõesti mingi kindel asi, mis meil tuleb esimesest korrast, võid sellega välja tuua? Mingi äpardus sisseelamisel? Äpardus sisseelamisel? Otseselt mul ei tulegi nagu mingeid suuri feile meelde. Nagu võib-olla millega inimesed, nagu see ei ole äpardus, aga mis võib-olla on inimestele takistuseks. Et viisat on sinna päris raske taotleda. Mitte, et see nagu oleks raske saada seda, aga terve see protsess ise nagu, kui palju dokumente ja kui palju aega ja kõike see nõuab. Et sina kasutasid ühte teenusepakkujat, kes tegi põhimõtteliselt kõik ära, on ju, aga ikkagi see protsess
omajagu keeruline ja võib-olla mingid äpardused, ma ei tea nagu otseselt kahetsusi, aga võib-olla veel avatum olla ja veel sotsiaalsem ja nagu, sest alati, kui sa oled selles hetkes, see tundub, et see ei lõppe kunagi, vaata. Ja nagu see tundub siuke lõputu piiritu olevat, et neid väikseid momente veel rohkem hinnata, veel rohkem hetkes olla nagu. Siis kui ma seal olin, siis ma tegelikult su sõpradele ütlesin niisamuti, et mida ma väga hindan sinu juures on just tegelikult see, et sa oled suutnud võrdlemisi väikse aega, okei, see on nüüd teinekord see pool aastat, eks ju, aga sa olid saanud ikkagi nii palju nagu tähendusrikkaid suhteid seal luua inimestega. Kui me sinu sellel nagu farewell või goodbye mingisugusel dinneril on ja siis seal oli, sa vaatad võib paremini, aga üle mingi 10 inimest, mingi 15 inimest või 20 inimest, eks ju, ja nagu ülinormaalsed ülihead inimesed selles suhtes. Ja hästi tored ja nagu ja tunduski, et sa olid ikkagi nagu tugevat sõprussuht nendega olnud, et selles suhtes sa olid midagi ikka väga õigesti teinud selle. Ja ma räägin, mul oli igast eluvaldkonnas, mul oli seal mingid finants-CEO-sid kuni, ma ei tea, modellidest kuni mingi ettevõtjatest välja nagu selles suhtes, et hästi-hästi kirju ja head inimesed, nagu kuni sa ise kodus elava luuletajani. Jah, aga ise töötab veel tech salesis ka. Aga väga hästi artikuleeritud inimene. Väga. I'm trying to be like him. Selles suhtes see on jälle konteksti väline asi, lihtsalt ma saan ka kõige parem temaga läbi. Super vend. Võib-olla, mis oli suurim võit, mis sa kaasa võtad sellest Lõuna-Afrika kogemusest? Suurim võit, ma ikkagi ütleks see, et nagu kuidas ma sundisin ennast kasvama ja ma ei andnud alla selles suhtes, et nii palju võimalusi on meil igapäevaselt alla anda ja nagu olla siuksed halvas tujus ja mida iganes ja siis need, kui momendid on, siis endaga võidelda ja sundida ennast sellest välja tulema nagu ja pannagi ennast olukordadesse, kus ongi ebamugav äkki, aga räägidki uute inimestega ja siis näed, et seal ei olegi mingisuguseid ma ei tea, see ei ole nagu elu lõpp selles suhtes, et sa saad sinna lihtsalt sisse elada ja saadki uusi kogemusi ning uusi sõprussuhteid, nagu mainisin, et kui ägedad tegelikult inimesed võivad olla ja mis selleks on vaja, ongi seda esimest sammu teha. Täiesti nõus. Ja, see on hea nagu eriti eestlasele hea asi, mis kaasata. Ja. Aga üks väike võit veel, minu personaalne, et mul sai pere ka külla tulla ja et ma sain nendega seda kõike jagada ja mägedes ronida ja mida iganes, et see oli ka minu jaoks väga suur, et minu väiksel vennal on, ma tunnen palju rohkem võimalusi, kui mul oli väiksena ja juba talle neid tutvustada või juba näidata. Kogemusi pakkuda teismeealisena nagu, sest ma tahan, et ta veel nii palju jõuaks kaugele nagu mina nagu. Et see oli, ma olin selle üle väga, väga rahul ja õnnelik. Ja see, selles suhtes ongi, et ma ise nägin ka nüüd, kui sa teinekord olid seal, siis ma ei tea, kas sa minuga ka bluffisid või mitte, eks ju. Aga siis ütlesid mulle ka, et tead Siim, ma olen sind ühe korra juba kutsunud, et nüüd ma ütlen, et ma ilmselt võib-olla ei tule enam tagasi, vaata, et nüüd on sinu võimalus. Ja siis ma kasutasin selle võimaluse. Ma olin targem. Tubli mees. Ja võib-olla siis teekski siukse lühikese reisi kokkuvõtte vist, et meil oleks võib-olla siuke enda omavahel ka nagu jäädvustatud mingisugune see reis, aga jah, et algaski siis nii, et mina mäletan, et Marko siis nagu kutsus mind ja siis kuidagi ükskord nagu, ta ei mitte korda kutsus, aga ükskord pani nagu veits nagu siukse surve alla, et tead Siim, nüüd on nii, et ma ei tule tagasi, et see on sinu viimane võimalus, vaata. Ja ma tundsin seda ka, sest kui ma olin kunagi ammu ülikooli ajal vaadan nagu lihtsalt maailmakaarti, kuhu võiks minna niimoodi, siis Aafrika manner ei ole võib-olla siukene mu esimene mingi go-to valik, aga kui ma vaatan sealt, siis Lõuna-Afrika Vabariik ja Cape Town oli kindlasti nagu seal, et see oli nagu outer siuke võib-olla Aafrikas esimene valik ikkagi. Ja siis nüüd ma mõtlesingi, et okei, mul on sõber seal, kellel on nüüd nagu nii palju kogemust selle elamisega, ma saaksin tema juures nagu vähemalt see Cape Towni aeg elada, eks ju, sinu sõpradega tutvuda, kõik need mingid matkad, asjad, et sa tead, kuhu minna, mida teha, ma saaksin nagu kõige parem on nagu selle kogemuse vaata, et davai teeme ära. Ja tegelikult oligi nii, et see esimene kord, kui ma vaatasin lennupiletid, ma leidsin kohe vaata ülihead lennupiletid. Mingi 350 € üks ots. What? Ma pole elus näinud, et nii odavalt saab. Ja siis oligi põhimõtteliselt okei, ma pean kiirelt reageerima ka vaata, et muidu on see mingi 152 € kallim nagu. Ja siis võtsin ära, see oli minu jaoks nagu tore ka, sest et mul oli 14 tundi siis layover seal Zürichis, kus elab ka üks mu sõber, Rainer Kelk, shout out Rainerile,
kelle juures ma sain siis käia ja olla ja temaga päeva veeta Zürichis ja sealt siis edasi juba öölennule tulla Cape Towni. Jah. Kui ma maandusin, siis ma olin nii unesegane. Ma nagu ei osanud mingid vettpidavaid Cape Townis? Jaa, üldse nagu, seal lennujaamas. Öölenn on raske. Ja siis ma võtsin siis takso ja hakkasin tulema ja siis ma mäletan, et seal oli tee peal polnud vahepeal netti ja midagi ja siis see kõik ka, et kui kaugel ma olen, kas ma olen seda juba näinud või seda juba näinud, vaata. Siis ma vaatan ka, et nagu, ma vaatasin kohe, et okei, üli siuke ikkagi teistsugune õhk ja kõik see vaata soe, mega. Ma ei olnud päikest. Sul on ikka veel ilus päevitus peal, ma näen. Oi, aitäh. Et ma ei olnud päikest üle pool aasta näinud, et sest see oli väga tervendav kõik seda näha ja kogeda. Tulin taksoga sinna, ma nägin sind, oma sõpru üle pool aasta, see oli väga lahe. Ja väike kontekst, 2 päeva enne mul oli toidumürgitus. Rets. Mis tegelikult saatis mingil määral sind ju tegelikult mingi poole reisini. Ei, muidu 2 nädalat kestis see põhimõtteliselt. Et siis jõudsin sinna, nägin sind, aga Markol oli algus, siis oli paar päeva nagu töö veel, kus ta siis tegi kaugtööd ja siis Marko andis mulle mingisuguseid soovitusi, kuhu minna, mida teha, käisin seal ja siis õhtud veetsime koos, et Cape Town minule nagu, kui kõik on küsinud, siis ma ütlekski, et on top 3 linnasid, kus ma olen elus kunagi käinud, et sest ma jooksin oma kõige ilusamad jooksud seal. Ui, kindlasti. Me käisime mingis jooksuklubis, kus me käisime kõik jooksmas, mega lahe kogemus. Running Late Club, kui keegi soovib otsida. Väga äge ettevõtmine. Ma olen nüüd uurinud. Eestis tehakse midagi sarnast. See Bagel ja mingi Buns Run Club. Buns Out Naked, mingi siuke. Should go. Võrus vist. Ühesõnaga võibolla peaks teinekord proovima, kuidas ka Eestisse vibe on sobima. Näiteks. Aga see selleks, et ühesõnaga elu kõige ilusamad jooksud sain seal, just nagu see on ütlesid ka, et need matkad, et kui me oleme seal, eks ju, siis sa võtad, me tegime siis päikese tõusu, päikese loojangu matka ja siis ühe korra käisime lihtsalt päikeseloojangut veel ühes väga ilusas kohas vaatamas. Sest kui sa mõtled need 6 ja 7 päeva, mis meil Cape Townis olid, need olid väga pisid tegelikult. Väga. Iga päev oli mingi, ei olnud mingi, meil niisama vedeleme nüüd, järjest nagu. Oli. Ideaalne oligi, et ma sain, nagu ma ütlesin, kogu selle kogemuse kätte. Hästi kompaktne nagu selles suhtes. Ja oligi, et ma nägin, ühesõnaga oligi, et me käisime nendel matkadel, hästi mõnus on nendel matkadele minna. Kas sa mäletad seda esimest vaadet, esimene õhtu? Lionshead. Ei, sa mõtled The Rockil? The Rock. TikTok et The Rock. Jaa, see oli midagi teistsugust. See oli elu üks ilusamaid vaateid, ma ehka valetama isegi. Väga võimas. Mul on olnud kusjuures üks natukene sarnane vaade oli kusjuures ka Portugalis. See oli Lõuna-Portugalis. Jah. Minu arust see oligi Laaguse külje all, kus me läksime ka siukse nagu küll autoga, aga ronisime nagu mäest ülesse ja seal vaatasin päikeseloojangut samamoodi siukse kalju, see pankranniku peale tuli vaata see päikeseloojang. Aga no see The Rock oli ikkagi võimsam. Et, väga hea, ma juba ootasin seda nagu. Aga see oli mega, et sealt nagu alates oligi kõik nagu püst loodis ülesse poole nagu, et see on ilus vaade. Mis sa ise veel Cape Townist välja tooksid? No ongi see matkamise asi, et mulle endale meeldib ju ka loodses olla ja füüsiliselt aktiivne, et see oli nii mõnus, et iga kell saad võtta takso, minna odavalt taksoga, sõita 15-20 minutit kuhugi mäe alla ja saada mingi ilusa matka vaata. Täiesti uskumatu. Ja siis see promenad, kus sa ääres elasid, see oli ka, nagu ma ütlesin, et see on elu kõige ilusamad jooksud seal, see on nii mõnus. Lihtsalt kui palju inimesi, nagu kõik tulevad välja õhtul nagu ja jooksevad, kõnnivad, tead piknikke ja see on nagu ülihea vibe. Ülihea vibe. Nagu see on võrreldav siuke nagu mingi Miami's selle Ocean Drive'i vibesiga, et see nagu scenery on teine, et nagu väljanägemine on teine, aga lihtsalt nagu see vibe või see tunnetus on siis nagu sarnane. Ma mäletan, sa tulid peale esimest jooksu või kuskilt tagasi ja ütlesin, et Marko, ma vajasin seda. I needed this, I needed this. Ja, ülihea nagu energiaga nagu on seal olla ja nagu seal, nagu tullagi sellest pimedast, külmast talvest vaata ja sattuda järsku sinna nagu joosta seal ilma särgita ja lihtsalt nagu nii soe õhtul veel. See ka vaata, mis sa ütlesid vaata, et mida Eestis võib-olla peaaegu mitte kunagi ei ole, et õhtul
on ka sohe nagu. jah, kuum, päike loojub, läheb kuumemaks morust isegi vahepeal. jah, see on ka veider ja, et nagu siis see päike loojub ära, läheb pimedaks, aga see on ikka sohe nagu. et nagu ja minu jaoks nii mõnus temperatuur, võib-olla miks ma see Aasiat ei ole nii palju nagu viljelenud ka, et mulle alati tundub seal liiga kuum, see on liiga niiske. 3+ kraadi pluss niiskus. Ma ei kannata nagu. Raske. jah, et seal oli nagu täiesti perfektne, et olgugi okei, kui me sinna võtame Cape Towni kokku ja siis räägime rahvuspargist jaaladi. Aga et Cape Townis, jah, meil olidki matkad, meil olid, käisime pingviine vaatamas veel. Ja, how's that? Pingviinid rannas. Haige. Või põõsas. Põõsa pingviini. Ja hästi armsad, hästi väiksed, siuksed head totakad tundusid, kui nad vaatasin, kuidas ringi pätersid seal nagu täiesti siitult ja nagu, aga ülilahe, tõesti. Nagu, see ongi täpselt siuke jutt või siuke see reisi jätk, millest nagu võikski, sest Cape Townist ainult teada rääkima, et nagu ma ütlesin ka, et see Cape Town on minu jaoks nagu reisi parim osa ja see oli megalinn, kindlasti tahaks kunagi tagasi minna. Lihtsalt ülilus, ülihea toidukultuur, minu arust seal on ikkagi väljas olla, on võrdlemisi odav. Ja seal on nii palju erinevaid restorane. Nagu. Mõtle isegi, me käisime Süüria restoranist, kuhu mingi läänemaailma selle cuisine'ini välja, et seal on nagu hästi palju kõrgtasemel võimalusi. Ja ta pakub ka kõike, vaata, see marketi nagu osa on ja kus sa saad võib-olla mingi siukse lõunamaa Põhjala või Põhjala või selle Telliski vaibsi võib-olla kätte. Siis sul on see promenaad, kus sa saad nagu selle päikeseloojangu ja selle õhtuse liikumise kätte. Siis sul on need matkad seal samas, siis sul on ilusad katuse, mingi kokteilibaarid seal samas on, et see on nagu tõesti väga mitmekülgne, et nagu seal ei hakka igav nagu. Kui selles rääkisin, mul tuli meelde alguses, kui ma läksin Cape Towni, nüüd seekord isegi, sa hakkad vaatama, mis toimub näiteks nädalavahetusel, siis on ühel päeval on juba mingi 4 erinevat üritust nagu, ja teisel päeval järgneval laupäeval veel 3 üritust nagu, ja siis võibki siuke FOMO tekkida, et sa tahad igale poole minna, igal mingi minifestar, suurfestar, see pidu, too pidu, see DJ, et seal on tõesti nii palju variante, et alguses on siuke tunne, et ma jään ilma, mul on FOMO nagu, I need to do, I need to go nagu, täpselt selline. Vot see ongi, et millest mina võib-olla siis ainuke asi ilma jäin, millest me koos tõdesime, oli ka siis see festivali kogemus. Et sul endal olid nagu paar päris head festivali kogemus. Seal on väga suur festivalikultuur, et seal on isegi maailma mõistes, seal on nagu, keegi rääkis mulle, et näiteks kui kellele meeldib trance või psytrance, seal on nagu top 3 vist hääletatud maailma nagu suurim festival selles suhtes, et väga ägedad inimesed, positiivsed kogemused ainult ja hea muusika ja maailma tasemel produktsioon. Jah, et siis on mille pärast tagasi minna. Kindlasti. Siis me võtsimegi siukse julge sammu ette, et me tegime ühe siselennu, ehk siis lendasime Cape Townist Johannesburgi. Valesse lennujaama. Jah, samasse linna, aga valesse lennujaama. Mis see ka huvitav, me olime suht unesegased, eks ju, aga ma ei tea, kuidas see ilm sai ühes linnas nii tugevat varieerudes, et me ühte lennujaama saime maandel, teisi saanud. Kui ma mõtlen selle kogemuse, ma juba tahan naerma hakata. Juba hommikul see vend, kes tegi splitte, see takso ja ütleb, kui me kohe sõitma ja tulevad ummikud, kell 3 hommikul. Jah, meil oli hästi palju mingid naljakaid asju, ühesõnaga sama hommikul me läksime, siis ma läksin takso juurde nagu algu sees ära ja siis ma vaatan, kui nagu, kus taksojuht on, siis taksojuht on veel nagu mitte kõnnitee peal, vaid maantee peal ja teeb lihtsalt nagu niimoodi spagaati vaata maas, paljalu vaata. Siis ma küsin, et you good, vaata, what's up, you good? Siis ta mingi, et et lihtsalt, et pikk päev olnud, vaata, et nagu, et väsinud juba. Siis mingi, okei. Ja siis hakkas mulle ütlemise, et ma pean enda sõbra kiirelt kutsuma, et muidu me ei jõuagi. Ummikul. Ja siis teil oli seal mingi omavahel, et ta vist esimest korda elus sõi tatlit või midagi. Ja ma andsin talle oma tatlid, mis korterist üle. What is this? Where did you buy this? Kas sa saab poest? Full šokeeritud. Ja siis maandsime seal Johannesburgis, vales lennujaamas. Meil oli siuke pikk jauramine sellega, et saada oma siis rendiauto teisest lennujaamast kätte. Sama rendifirma oli sul olemas ja me pidime minna sinna tagasi tooma. Kus juures ma ei ole sulle rääkinud, ma siiamaani veel jaman nende arvetega. Ma arvasin. Jah, tark mees, juba tead. Et see rendiauto 2 tundi. 2 tundi läks aega. 2 tundi läks aega. Andsid mingi vale arve üldse, siis panid 4. päeva otsa veel, see oli jah, igati pidi tahtsid tillist tõmmata ja neil oli enda see segadus ja Marko ajas ilusti näpuga seal järge taga ja võitles oma õiguse välja ja lõpuks me saime küll teistsuguse autoga õiges, sealt samast kätte, hakkasime sõitma, see on tagurpidi liiklus. Ja.
sina sõitsid. Jaa, selle mitte, et auto sõidaks tagurpidi, aga autoga võis sõita õiget pidi, tähendab. Lihtsalt said valel pool. Ja nagu esimese kilomeetri peal panin 1 või 2 korda kindlalt suunatula asemel Kojamäi. Ja see, kui ma tagasi tulin, see juhtus Eestis ka. Sa olid juba ära harjunud. Väga veider. Ja siis, aga õnneks läks kõik hästi ja siis oli meil pikk sõit, circa 5 tundi. 4-5 tundi, pea 500 kilomeetrit, midagi siukest. Ja võis olla, jah. Ja siis meid ootas ees Safari. Safari, tõesti. Jälle mingi kogemus, mida ma arvasin, ma kunagi ei saa vaata. Ainult näed kuskil National Geographicus on ju. Seda küll, et sellest Safarist ma ei oodanud küll nii paljut. Ma pean sulle andma selle, et ma arvasin, et see on nagu tore, fun thing to do nagu, aga et meil ei ole nagu, et me ei saa sükest elamust nagu. Ja me nägime Big Five'ist 4 ära ikkagi, mis oli crazy. Me olime ju pargis 2 päeva mehemõtse. Nothing. Ja seal oligi, mäletan, üks naljakas moment, tuleb üle tee suur 3 päeva oli meil olnud. Pargis oli 3 ööd. Ja, aga siis me tulime välja. Okay, jah. Et kõigepealt tuli üle tee mingi suur elevandipere, annad neile teed, seal oled mingi, siis sõidad edasi, on need kasellid seal ja siis tulevad veel sebrad ka otsa, järjest sa olid mingi, ma ei suuda enam, mis siin toimub nagu. See oli tõesti väga palju emotsioone pakkuv, lihtsalt see, et nad ongi sealt samas, su auto kõrval, sus mingi paar meetrit eemal, nagu nii päris kui üldse olla saab, vaata. Ei ole kuskil puuris, mingi teed pilt, pilt ikka teed, aga ei lähe sinna ehmatama neid. Jaa, nii terve, nagu selles suhtes küll, et nii mina vist õnneks tänapäeva ühiskond enam ei ole suurem asi loomaaegade fänn nagu selles suhtes, et sellest nagu mingi ärilist asja peale need aitamise välja kasvatada, eks ju, et mulle tundub, et liigume sinnapool suunas. Et siis seal oli see nagu eriti mõnus ja tervislik nagu näha, et nad saavadki seal lihtsalt olla oma asja ajada nagu nii mõnus ja nagu, et me ei pidanud ise nagu mingi autost välja minema või mingid liigseid ekstra mingeid asju tegema, et neid näha ka nagu, et nad nagu, et ühesõnaga see kõik park see toimis, üles see väga lahe, Kruger park oli see nimi, soovitaks kindlasti kõigil minna, et see minu arust seda pingutust väärt. Kusjuures see pindala on pool Eestit, 19 000. Kai 20, see on ta. Mida iganes. Midagi seal umbes, ütleme pool Eestit on põhimõtteliselt rahvuspark. Küüt ette. Insane, Ja seal olid siis lihtsalt reeglid. Kui päike loojub, enam ei sõida, üle 50 kilomeetri tunnis ei sõida. Ja põhimõtteliselt loomased ei toida ja kui mõistas peast autost välja ka ei lähe. Et ja väga lahe. Ja jällegi kohtasime ägedaid inimesi seal. Oli Sandra ta nimi või? Sandra, Serbia naine, mis on ka huvitav, sest me oleme Markoga varem reisil käinud just Serbias. Ja siis seal oli siis esimene öö oli meil host oli Serbia Lanna. Ja, just. Ja kuna see oli siuke high seasoni lõpp, siis me saime suhteliselt kõikidest kohtades olla põhimõtteliselt üksi. Seal oli täiesti üksi nagu. Ja siis meil oli mingi suur bassein, ilus maja, mingi sebrad hommikusöögil. Ja laua kõrval kohe, jah. Haige nagu. Üks suur highlight veel. Ma sõin seal kartulisalatit üle poole aasta. Ui, see oli väga kodumaine. Mäletad ju? Sandra tegi ikka väga hästi. Mina ei osanud seda nagu igatse niimoodi otsa. Aga mulle hittis kohe, mul tuli mingi lapsepõlle mälestused meelde järjest. Et see oli väga lahe. Või siis tolles baaris, kus me esimene õhtu käisime, too teenindaja. Sa mõtled Russell? Russell, kes iPhone'i just ostis ja siis vaatas Siimu seda Apple Watchi Ultrat, palju see maksab. 20 000 randi. Jaa. I could never. Siuke tunne oli juba, et mis telefon on sul? iPhone 14 Pro. Siuke tunne, et vend juba küsib, palju sul rahaga kaasas on, et aga kus sa elad ka? Ta tahtis, kui sa andsid raha talle, et maksta arvest ja küsis, et nagu mis arves sa andsid talle 5 eurist ja siis ta küsis, et kas ma ütlesin endale võtta? Jah, siis ma ütlesin, et no. Ta oli armas ja viisakas ja kõik see oli tore, aga näha oli et seal nagu, see oli kõva reality check, et edaspidi me enam oma kellaga ringi käinki, sest et nende keskmine palk on see mingi 120, seal ei olnud, Sansibaril oli. Ses suhtes, et kui sa mõtled, siis näiteks nüüd kui võtame Cape Towni, see on mingi 1% nagu terves Lõuna-Afrikas. Et see on nagu, see on nagu Eesti mõistes Tallinn, vaata, kus palgad on, kus on jõukus, mida kaugemale sa lähed, seda nagu vähem on raha, seda vaesemad on ka tegelikult inimesed, mis on kohati see päris Lõuna-Afrika. Et mõtle isegi suur T-bone steak, mis on mingi 600 grammi. Palju see maksis? 12-13 euri seal.
crazy mõelda selles Crazy, suhtes jah. ja kohalik ja öko ja särki-värki. No. ja Russell ostis siis kogus palju raha, mis ta ütles, pool aastat kogus raha, ostis endale uue iPhone 11, mitte uue, vist natuke kasutatud. Võib-olla kasutatud. iPhone 11 igatahes ostis. Minu arust sai mingi 400 euri eest. Midagi sihukest, jah. Ja siis ma ei tea, kas selle bänteri tegid see meie, et Russelli iPhone'i peole minna. Sest ta ütles meile, et me küsime, et kui suur tõenäosus on, et me näeme Big Five'i? 90%. et pani siia enesekindlalt. Ja pani 80% täppi, et 10 jäi puudu. Jah, 10 jäi puudu. Selles suhtes väga, et Ray Russell oli hea bänter, väga lahe. Siis, kui me tulime sealt välja, sõitsime tagasi, andsime auto ära ja siis lendasime Dar es Salaami. Just. Mis on Tansaania. Sealt on väga ägedad jutud. Ma isegi ei tea, kas ta on Tansaania pealinn. Ei usu. Aga ma võin öelda, et terve selle aja mul oli jätkuvalt veel see toidumürgitus. Mäletad, kui me jõudsime Dar es Salaami, nii sa tuled lennukist välja. Nagu aurusaunas. See oli rets. Seal on pime. Seal ma kujutan, 34 kraadi. Sükke asi ongi Aasias veel. 60% niiskus. Ja mul on veel toidumürgitus. Mäletad, ma istusin seal luggage claim'is lihtsalt. Ei suuda enam. Ma ei saa. Pluss mul olid riided ka seljas, sest mul enam ei mahtunud luggage'isse. Naljakas. Cape Townis pidi olema luggage 20 kilo. Või oli 30 kilo või 20? 20 ja ma panen kaalu peale 25. Jah. Alustame programmiga. Üks viiendik on vaja ära kaotada. Normaalne, no. Aga selle kohta me oleme mõlemad, ma ei tea, kas sa panid highlights'est ka. Jah, et kui jälgite mind või Markot Instagramis, siis leiate ka meie visuaalid sellest reisist sealt. Ja siis jõudsime, nagu sa ütlesid, Dar es Salaami. Dar es Salaami, kust meil oli jätkulend edasi siis Zanzibarile. Ja ühes lennujaamas oli 3 turvakontrolli järjest. Oli küll, ja ma ei saanud aru, miks, sest et no see oli ebareaalne. Siis me jõudsime sinna koha peale, siis meid kohe skämmiti, mingisugune eraldi nende konkreetne reisikindlustus, ei sobinud minu rahvusvaheline kindlustus. Sama mul. Ja kus on isegi number taga, et helista mingi küsimuste korral mingi rahvusvahelistel numbritele vaata. Ja 0, lihtsalt seda. Siin on kohustuslik. Ja ainult maksime siis meie ja mingi ratastoolis perekond, sest et ülejäänud jooksid minema ja meie lihtsalt olime lollakad, kes jäid seal seisma ja siis mingi seltskond võeti veel vahele ja süksed nad lihtsalt nagu jooksid minema. Neile seletati, I'm out nagu, I'm gone. Nad jooksid minema ja kui nad jõudsid turvakontrollis, seal nad juba kõndisid, seal ei tehtud nendega midagi. Ja siis see, kelle juures nad ära jooksid, see vend lihtsalt hakkas hitsitama. Ma olingi ka mingi perse ausalt. Sa olid nii vihane. Oh my god, see oli kohutav, jah. 44 taal oli per face siis, üks inimene. Lisaks sinna pidi eraldi viisa tegema andudes. Mis oli $50. Kohe jäime sotist ilma. Siis oli meil takso järel seal. Takso oli ka pull, sest et taksojuhtis on mitte, ma hakkasin talle midagi inglise käest küsima, et kas me saime skämmi. Esimene asi, mis ta ütles mulle, slowly. Slowly, chill out, bro. Ja siis oli aru saada, et siit ei tule pikka vestlust nagu. Ja ma mäletan, kui me autosse jõudsime, ma küsin su käest, et mis tunne on, sul on vist mitu tervisekindlustust all on, 3 tükki täiesti juba nagu, et eriti kindlustatud. Eriti kindlustatud vend. Siis tahtsid mulle ust lahti teha, aga takso oli olnud ukselinki ja siis see oli ka väga vahva koos. Ja siis me saime aru, kui me sõitsime pimedas, aga sõitsime sinna siis hotelli ala, siis me saime aru, et et seal on nagu mingid asjad on meile rääkimata jäetud nagu. Peldik täielik. Ma mäletan, me sõidame, ma filmin sind, vaat sa räägi, sa ütled, oota, ma pean seda filmima, see on ikka täielik urgas ja me nagu ei võimenda üle seda. Me nagu ei räägi halba, me lihtsalt räägime seda, mis me nägime. Nagu ma ei ütle, et oi, see on mingi täiesti 3. maailma riik, aga ta oligi nagu 3. maailma riik nagu. Seal ei olnud elektrit mõnes kohas. Elektrikatkestud iga päev. Mis seal tänavatel toimus? Tänavaid ei olnud. Mingi kodusõda oleks üle käinud. Ja, et nagu kui üks hetk käisime väljas seal vihmasaast, see oli nagu nii haigelt, nagu teed olid kõik auklikud ja nagu mingi mudased, kruusased või liivased ja siis sa olidki lihtsalt kogu aeg näed, et sul oli vesi lihtsalt mingi hüppeliigesteni vaata käisid nagu. Et, aga jah, jõudsime sinna, seal siis Zanzibar, paradiisi saar, eks ju, hästi ilus hotellid ja hästi ilus rand. Ja mina olin käinud seda näinud, kui keegi oli kunagi sotsiaalmeedias postitanud, oi, türkiisinine vesi, palmid, lumivalge, briljantne, siuke valge liiv on ju, ja siis lähed natuke rannast kaugemale, kohalikud põletavad prügi või
mis seal toimus nagu, see Jah. oli crazy, silmi avav, väga silmi avav. täiesti, et no üks oli see jah, et pöödatud see prügi, elektrikatkestused, üldse mingi noh, sest tänavalgustust ei olnudki, tänavaid ei olnud, kõnniteid ei olnud, on ju. Toidukultuur, ülijama, väga kohutav just. Kuule, kui keegi kunagi Pages mingi Rainbow restorani soovitame kindlalt. See oli töökoda ja restoran 2 ühes, et kui ma läksin küsima, ma olin kahjuks ära tellinud juba enda söögi, aga kui ma läksin küsima, et kust käsi saab pesta, siis ma läksin, jalutasin läbi avatud garaaži, kus see garaažis oligi siis üks nagu siuke köögilett ja seal siis keegi tegi süüa nagu ja siis ma sain aru, et kui kaardimaksete kõrval oli mootorõli, siis ma sain aru, et bro. Või kanad jooksid ringi, vaata. Jah, lihtsalt jooksid ringi. Et ja sellel oli ülihea reiting, 4,6 või 8. midagi. Full scam, ma ei tea, kes seal on hinnaid pannud nagu. Ebareaalne. Et siuksed lood, aga sellegi poolest nagu see oli ülilahe. Näiteks hästi palju mängiti mingit jalgpalli seal ja... Oi, see oli väga kõva. Ja mis mingi väljak oli liiv pluss prügi nagu. Ja. See oli julm. Mängisid putsadega seal sees, kohtunikul ei olnud putsasid ja oli paljalu ja Audid olid tõmmatud liiva sisse jooned lihtsalt. Ja. Et ei, väga huvitav, nagu no, ongi silmi avav, et lihtsalt see kool, meie hotelli taga oli näiteks kool, see olid väiksed lapsed ja nad nagu, nad ei saanudki lihtsalt, nagu ma ei tea, mida nad tegid seal päev otsa. Nad tegid mingi füüsilist tööd seal tõesti. Kandsid mingi liiva vahepeal. Isegi kui kehalise kasvatuse tundis. Ja isegi kui sa nägid, et seal ükskord, kui me otsime mööda, neil oli nagu koolitund. Ja. Bro, ma ei tea, mida mingi põrandal istus. Ei, no mingi väike... Neil on ka islamiusk, Qurani õppisid. Ja Qurani õppisid. Ja see oli lihtsalt nagu, et ma ei kujuta ette, mis teadmistega nad nagu päris ellu astuvad nagu. See on päris Aafrika, ma arvan. See oli aga kohalikud ise jällegi õppetund. Neil on nii vähe. Aga vaata, kui õnnelik mõni oli nagu. Ja. Lihtsalt hästi tüke kergus, entusiasm elu suhtes, nagu soov elada, lihtsalt olla, see oli aga nad on full lõksus seal ka, sest et kohalikud enamus pole isegi käinud nagu mandril. Jah, Sansibari saare peal üles kasvanud. Mõtlegi, et sa elad Saaremaal ja ütled, ma ole kunagi mandri Eestis käinud. Sest üks hotellitöötaja, kellega me kõige rohkem suhtlesime, ta ju ütles, et ta tahab koguda paar aastat, et teha reis mandrile. Ei, New Yorki tahtis minna, oli ta suur unistus. See on suur unistus, aga see ei ole reaalne. Jah, sest et ta teenib $120 kuus. Jah, palju ta suutis säästa, mingi $50 või midagi siukest. No mis ta ütles? Julm. Vot. Elektrikatkestused olid seal tihedad. Olid. Ja nüüd, wifi't ja on mingid särki-värki. Kas sa soovitaksid Sansibari oma sõbrale? No ma võin neile selle sama salvestuse saata podcastist, las nad kuulavad natuke ja küsivad veel lisaküsimusi, aga eks see igaüks ise otsustab. Ma ütleks, et meil oli nagu halba aeg seal. Ei, lihtsalt teist nagu, jah. Täiesti teistsugune, lihtsalt oma peas ma olin juba nii midagi muud välja mõelnud, et see ongi siuke koht ja siis jõudame sinna mingi reaalsus. Wake up nagu. Aga Marko, kuhu edasi? Kas sa oled mõelnud ka järgmise reisi või plaani peale? Ei, siin ma aitäh selle küsimuse eest, aga ei, praegult ma alles nagu sa tead jõudsin tagasi Eestisse. Ma olen igal pool üle linna elanud, kus ma olen saanud, nüüd alles teist tööd olen oma uues korteris selles suhtes, et nüüd ma saan natuke hinge tõmmata ja korraks koguda ennast ja mingid uued sihid, suunad seada. Et küll see tuleb ise. Ja praegult ma ei pane mingeid pingeid. Mul oli isegi soovi kohe minna, sest mul oli seekord tunne... Sa just tulid tagasi. Jah, mul oli ka tunne, et kodumaa kuidagi kutsub mind. Ja ei olnud, et ma igatseks kodumaad, aga kuidagi tundus, et õige on praegult siin olla. Ma ei tea, lihtsalt sisetunne nagu ütles seda. Arusaadav. Ja eks see on täpselt samamoodi, kui sul tuleb see, vaata, kuidas sul eelmised need nagu hood või need soovid või need asjad on juhtunud. Täpselt. Ja siis ongi õige. Jah, nii ongi raske nagu edasi planeerida. Jah. Aga täna me teeme natuke teistmoodi selle lõpuosa. Nii. Ehk siis ma ei küsi sult neid klassikalisi küsimusi, vaid ma lasin küsida siis, või ma küsisin sotsiaalmeedias inimestelt küsimusi. Jep. Ma valisin välja 3. Nii. Eks. Esimene küsimus. Kõige sõgedam lugu, mida välismaal kogenud? Kas ma saan nüüd ka selle lause öelda? Ma tean, Siim, sul on kiire juba. Jah, saad küll, jah. Aga... Nii. Stay with me now. I'm trying. Jordaania. Jah. Esimene päev. Nii. Jõuan siis sinna laagrisse. Esiteks juba väike kultuurishokk on ju. Elan vaikselt sisse, pakin lahti. Seal on ka üks teine vabatahtlik. Üks
saksa naisterahvas, kes on juba seal 2 aastat olnud. Ma olen wow, 2 aastat, vaata. Ja ma ei mäleta ta nime, sest talle oli antud araabia nimi. Ja õhtul siis mehed söövad seal õhtust, siis ta tuleb ka ja ütleb, et ma käisin täna karjaga väljas. Oi, mul oli nii suur janu. Ma jäin ainult 1 pudeli vett ära. Ehk 1,5 liitrit on. Siis ma oma peas kuulan seda, mõtlen, okei, ta on ju siin juba käinud, ta juba teab. Ma võtan ka homme 1 pudeli, mis teema on, vaata. Siis järgmine päev, lähme selle karjaga välja, ta tuleb ka kaasa, näitab, mis seal toimub. Ja keep in mind, seal ei ole levi, on ju, selles suhtes. Ja hakkame vaikselt minema, ühest mäest üles, need loomad söövad seal mingeid kuivan põõsaid, istikuid, ma ei tea, mida iganes. Lähme, siis jõuame nüüd nende kõrbetüünidesse ja hakkame mingis suunas üle kõrbe minema. Keep in mind, selleks hetkeks on võib-olla 45 minti mööda läinud. Mul on juba pool oma veest joodud. Ja mul on tunne, et okei, ma olen mingid millestki valesti aru saanud nagu. Nii, lähme üle kõrbe, siis karjast jääb maha 1 kits. Ja siis see teine vabatahtlik saksa naine ütleb, et okei, ma arvan, ta vist rase, ta peaks vist sünnitama hakkama varsti. All right. Kõnnime edasi, lõpuks sünnitab 1 teine kits hoopiski. Lihtsalt ma näengi, kuidas sünnib kits nagu, mingi esimest korda elus nagu. Okei, äge. Ja me lähme kuhugi kanjonisse, kus on nagu vari, sest muidu see kõrbes kõnnid 0 varju. Mingi 33 kraadi, kuum tuul, kuum päike. UV12 nagu. Ja mul oli ainult maika. Ma mõtlesin, ma panen maika nagu. Ja ma panin SPF-i panin ikka alguses peale 50 on ju. Ja nokamüts. Ja jõuame siis sinna kanjonisse. Ja ta ütleb, et võta see kits, kes oli alguses kõmpis tagapool, võta tema ka sinna varju. Et tema nüüd läheb, proovib ühe teise laagri wifit saada kätte ja siis omanikule helistada või kirjutada, et mis nüüd tegema peab nagu. Kuna nende jaoks loomad on nii tähtsad. Siis ta ronib siit kanjonist välja, läheb mingi künka peale, saab wifi, sõnumid ei lähe läbi. See on juba jälle oleme tund aega seal passin. Siis ta ronib veel allapoole kuhugi veits kaugemale, kus ma enam ei näe teda lõpuks. Juba selleks hetkeks ma juba jõin tema vett nagu, minu vesi oli täiesti otsas vaata. Ja järgmine moment, see 1 kits, kes me arvasime on ka rase, see lihtsalt jooksis minema, sest see põhikari oli edasi liikunud, juba üle kõrbe nagu kuskilt kaugelt näed nagu, kaugel. Ja see hakkas nüüd nende juurde jooksma. Ma olen ju esimest päeva nagu, ma ei hoida midagi, ma karjun üle mäe, et Salma oli ta nimi. Jah, Salma oli just ta nimi. Salma! Ma lähen toon selle kitse terve karja vaata tagasi. Nii, siis lähen 45 minti sinnapoole. Mul oli 1 kummivoolik nagu kaasas, mida ma kasutasin mitte piitsad loomi lüüa nagu, et lihtsalt viibutad, nad saavad juba aru või lööd vastu maad. Ja siis hakkasin neid tagasi suunama. Ja see on mingi keskpäev, päike lõõmab, vaata, normilt. Ja see on esimest kord elus, ma hakkan nagu vaikselt tundma, et okei, natuke vist liiga palju on juba naha peal. Lähme. Nüüd jõuan sinna kanjonini. Ma arvan, et see, mis ma ära käisin, oli juba mingi 1,5-tunnine trip. Jõuan tagasi. Salma! Vaikus. Salma! Karjun seal on ju. Vaikus. Teda pole enam seal. Ja see kits selle beebiga on ka läinud. Okei, ta võib-olla läks laagrisse. Ma lähen ka siis laagrisse tagasi. Siis vaatan ümber. Ma isegi ei tea, kus ma olen enam. Oh my god. Jah, okei, selge. Nüüd mul on kitsed ka veel vaata. Siis ma, okei. Nii, võtan telefoni välja. Google Maps. Easy vaata. Mul ei ole levi ja ma ei ole mappi ära laadinud. Nii et ma olen lihtsalt kuskil halli pildi peal. Okei, see ei aita. Siis hakkan vaatama eelnevaid videosid, mis ma tegin, kui me sealt nagu välja tulime mingid pilte, et äkki see kivi matchib. Ei matchi. 0 lihtsalt. Okei, hakkan vaikselt kõndima üle kõrbe. Võtan mingi suuna, lähen ja lihtsalt kõnnin nagu. Miski ei tundu tuttav. Ja ma ütlen sulle ausalt, esimest korda vist elus mul oli natuke surmahirmu nagu. Sul hakkavad mingid mured tekkima, mitte midagi sa ei näe horisondil, mitte kedagi. Mul ei ole vett, ma olen juba mingi 6 tunni ilma vett olnud, ma olen täiesti ära põlenud, ma kardan päikest. Mis kell umbes oli siis? Mingi 4-5, midagi siukest õhtu poole juba. Te alustate ikka täitsa vara hommikul? No mingi 9 alustasime ja võib-olla varem. Ja tripin ringi nende kitsedega ja mul hakkab vaikselt hirm tekkima, ma mõtlen, mis saab, mis ma üldse peale hakkan nagu.
ja hakkab vaikselt nagu paanika tulema, mõtlesin, et aga kui ma lähen paanikasse, siis ma ei saa ise ennastki nagu usaldada, siis me ei saa midagi tehtud, vaata. Ja lähen kaugel, näen taamal, tuleb hiluks, sõidab läbi kõrve, sõidab, kohe võtan maha, on ju, mis mingi araabia keeles ütlesin tere, ma ei mäleta isegi, mis keeles see oli. Võtan nad teelt maha, õnneks räägivad inglise keelt. Küsin, et kus selle Salmani laager on? Seal mäe pool nagu, mine sinna. Mis oi, aitäh, aga kas teil vett on palun? Ai, meil see vesi just otsa ja nad sõidavad minema. Aga vähemalt nüüd mul oli mingi suund käes. Ja ma hakkasin minema siis sinna mäekünka poole ja kõik oli ikkagi täiesti võõras. Ja too hetk ma mõtlesin, Allah. Nagu fingers crossed, Allah, palun aita, et ma lähen õigel suunal. Ja lähen ja noh, suu on juba nii kuiv, et mingid, ma ei tea, valged ollust tuleb välja nagu. Ja näen, taamal tuleb mingi uus hiluks. No ikka korralik tuhin on sees, vend paneb üle kõrbe. Ja see on Salman. Ja oligi tema, tuleb autost välja, ta lihtsalt sädistab. Oh my god, ma olen nii kuri Salma peale, kuhu ta sind ettis. Ma oma peas mõtlesin, Salma, tule siia, nagu lihtsalt tule, ma leidsin nagu tee koju, vaata, mul oli nii suur kergendus. Oh my god, Essa päev kohe. Essa päev, peaaegu sured ära kuskil kanjonis kõrbus. Jõhker. Ja siis Salman räägib, oh my god, see Salma, kus ta läks, ma olen nii vihane peal, miks ta jättis sind üksi? Ma mõtlesin, et sa läksid üldse Saudi Araabia poole, et seal ei ole enam mitte kedagi nagu. Või ma kukkusid alla või mida iganes, ma olin nii mures, ta ütles, et tahad, you wanna Coke? Ma ütlesin, yes please, ja ta andis mulle Pepsi küll, aga külmast, purgis. Ja see oli mu elu parim Pepsi ever, see oli külm, see oli magus ja ma olin nii õnnelik nagu. Ja elus, päästetud. Ja elus, ja lõpuks jõudsin siis selle karjaga tagasi laagrisse, viskasin pikali ja täiesti kurnatud. Mingi pärast vaatasin telefonist, mingi 15 kilti käisin seal kõrbes ringi vist ja siis lõpuks tuleb Salma ka kuskilt välja, ta ütles, et samal ajal läks tema mind teisele poole mäge otsima nagu. Ja siis me käisimegi üksteisest mööda. Seal on ikka massiivsed siuksed kivimäed nagu. Ja lõpuks ta tuli selle kitsa ja selle beebiga kandis terve tee üksi siis laagrisse tagasi. Et siuke sündmus oli esimest korda. Aga selle tulemil, no okei, kogemuse võrra rikkam, aga see põletus, mis ma sain, oli crazy. Sellest ma hakkasin ka algust naerma, mul tõi meelde see pilt. Ja, kuna mul oli maika. Full rinna hoidad. Ja, siis mul oligi full nagu bikiinid selga põlenud. Ja see need läksid villi ka, no see oli päris retspäikese põletus ikka. Aga võib-olla kõige üks sõgedamat storinast, et neid storisid on veel kindlasti. Aga õnneks kõik, või nagu väga haige lugu tõesti. Ja, esimene päev. See oli väärt seda aja võtmist praegu. Jah. Aga lähme siit edasi. Järgmine küsimus on palju lihtsam. See on jah või ei küsimus. Okei. Ja mina ei ole seda küsimust küsinud. Nii. Kas Marko on vallaline? Don't ask me if I'm single or taken. I'm just traumatized. Super, ma igaks juks seda rohkem kes küsis? Olen vallaline küll, jah. Ma ei saa pärast teada, kes küsis. Siis, ja viimane küsimus, kaua Marko Eestis vastu peab? Elame näeme. Praegu 2 nädalat olen pidanud ja hästi nagu esimene kord, kui ma tulin Cape Townist ära, ma rääkisin ka sulle seda lugu. Sõbrad viisid mind vaata lennujaama, hästi palju sündmusi taustal toimunud. Ja me jätame hüvasti, ma ei suutnud rääkidagi, mul oli nii suur see nutuklomp vaata kurgus, ma ütlesin, guys, aga ma ei saa nagu, ma ei saagi lihtsalt. Ja lõpuks, kui ma jõudsin väravate ette, oli just hooajad vahetumas, oli pime, vihma sadas, jahe oli ja ma mäletan, ma kuulasin klappidest on repeat see Eminem Stan, aga ainult seda refrääni osa. Ainult seda ja ma lihtsalt nutsin hingest nagu. No niimoodi ugly crying, 45 minti vaatasin aknast välja ja lihtsalt konstantselt nutsin, ma isegi ei teadnud enam, miks ma nutsin. Aga lihtsalt tuli ja lõpuks me jõudsin lennuki peale ja siis ma suutsin isegi naeratada, sest vaata, need emotsioonid on nii kurnavad ja lihtsalt said süsteemist välja, oli nagu parem olla, aga seekord on hästi loomulikult kõik tulnud, et nagu tagasi sisse elamine, kõik tundub kuidagi kodune, mul on nagu hea positiivne olla, naeratus on näol ja hästi mõnus on olnud tagasi kodus olla ja nüüd, kui nagu ka oma kodu ja siuke mingil määral rutiini ülesehitamine, ma arvan, et siis on ka võimalik nagu
päriselt sellele küsimusele vastata. Noh, sest ma räägingi praegu, on kõik nii all over the place olnud. Noh, nagu sa tead, ma isegi olin sinu juures vaata mõne tööd, noh. Et jah, praegu on seisud sellised. Aga aitäh sulle, Marko, kogu Aitäh seda juttu jagamast meiega. Ja. Kas sul on endal mingi shoutout, mida sa saad teha kellelegi või iseendale või? Iseendale, shoutout Siimule, et võttis mu podcasti süütus ära. Algus oli tõesti, oli pinge peal, aga praeguseks on väga mõnus juba olla ja sain natuke jagada ja loodan, aitäh sulle kõike jagamast. Ja loodan, et keegi, kes kuulas, sai inspiratsiooni, sai huvitavaid mõtteid, mida iganes, sai võib-olla naerda või kuulas huviga ja kui on kunagi kutsud mind tagasi, siis tulen ja näed, panin kõige oma ilusamad riided ka selga, nagu näed. Ja, absoluutselt. Ja, ning shout out Lõuna-Aafrikale ka ja kõikidele headele sõprade seal, Kevin, Willem, Jason, Olli, kõik head sõbrad, et armastan neid ja igatsen neid. Aitäh sulle ja suur aitäh ka meie toetajale siis Nokole, ka Contorato stuudiole, et me üldse saame seda podcasti salvestada. Ja kui te tahate toetada minu tegemisi või huvitavaid ettevõtmisi, siis saate trueforest.com ostage endale mürtsi. Soovitan. Terve reis käisin sellega, väga äge, väga mõnus. Hoidis soojas, väga mõnus, kerge riides, soovitan. Soovitame kindlasti proovida ja nii ongi. Ja varsti on meil uut mürtsi ka tulekul, nii et hoidke silm peal meie tegemistel ja järgmise korrani.